kui paljudele sina meeldida tahaksid? Et kas sa oled üks nendest inimestest, kes tahab kõigile meeldida? Või sul on jumala pohhui, mis teised arvavad? Või sa teeskled, et sul on ükskõik? Minevikus on mind justkui nagu saatnud kõige selle tegemise juures see iseenda eest varjul olnud tohutu soov kõigile meeldida. Majandusteadlast üle irvitatakse, et tahaks ühe käega majandusteadlast. Mispärast? Sellepärast, et nad ütlevad, ühelt poolt on see nii, aga teiselt poolt on see naa. Ja siis ma küsin iseendalt, et pagan, ma ise olengi olnud see majandusteadlane. Ma olen väga hoolega oma sõnu valinud. Ja kuna ma olen sellest aru saanud, siis seda on nagu mul natuke raske siin ka avalikus ruumis nagu kõva häälega välja öelda. Sest et tark mees ju ei ole selline, kes kõigile tahab meeldida. Kõigile ei saa meeldida, kõigile ei tohi meeldida. Aga paljud meist ikkagi teevad seda. Ja ma ei tea, mis sul sellega see lugu on, eks, aga ma ei usu küll, et sa täiesti immuunne oled sellele. Alar Ojastu, kes oli kunagine kolleeg, täna on tubli koolitaja, kunagi ühel esinemisel ütles üks kihvti lause, et mul on jumala ükskõik, mis te mul, kas ma teile meeldin või meeldi. Palun teeme nii, et ma teile meeldiksin. Ise naeris natuke enda üle sellega, mõtle, kui hästi öeldud, eks. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et seal loomulikult tuleb nagu teha mingeid valikuid, eks ole. Loomulikult sa ei saa ega ei taha ega ei tohi kõigile meeldida. Kui sa kõigile meeldid, siis see on kaks võimalust. Sa oled kas geenius või sa oled laiatarbekaup, põhimõtteliselt nagu näts, eks ole. Mis ma enda puhul tabasin, et see soov nagu kõigile tahta meeldida, et see pani mind varasemalt nagu püüdma tahta näida targana, näida erudeerituna, näida nagu arenenuna, nagu kõrgemale tõusnuna, eks ole. Ja see olengi täpselt siuke ego poolt peale surutud soov nii-öelda püüda olla või keegi või miski, eks ole. Ja fakt on see, et see tegelikult jätab enamiku inimesi jumala külmaks. See, kui tark sa oled, see, kui rikas sa oled, see, kui osav sa oled, eks ole. Mis tegelikult inimesi paneb nagu panema laiki või ütlema yes, eks ole, on see, kui sa räägid õiget juttu, kui sa tahad päriselt nii-öelda mõju omada ja oma hinge nii-öelda mitte müüa, siis tuleb keskenduda sellele, et teha, mis on tähtis, mis on õige, mis on aus. Ja siis see, kas ta on naljakas või ta on cool, see on nagu veel peale kauba. See tähendab, et sa võid usaldada, et see jutt ei ole nagu tingitud mingitest nagu mega omakasu püüdlikest eesmärkidest. Seetõttu sul käivitub läheb põlema teine pirn peas, mis ütleb, et see jutt on aus. Mõtle, õige ja aus. Pane kokku. Juba on nagu võitmatu kombo, eks ole. Ja miks ma räägin sellest on see, et kui sa oled natukenegi nii nagu ma olen olnud terve oma elu, siis sa täpselt samamoodi kalkuleerid seltskonnas, kalkuleerid sotsiaalmeedias, kalkuleerid oma esinemistes, väljaütlemistes, artiklites, mis sa kirjutad ka oma raamatutes, kui sa neid teed, et kuidas moodi nagu siis nagu teha nii, et võimalikult vähe inimesi saaksid öelda, et tal pole õigus hakata su kallal võtma, hakata sulle vastikuid kommentaare kirjutama, suga vaidlema, eks ole. Siis ma ütlesin, et oi, mulle pole seda tarvis, et ma parem hoian sellest mudamaadusest kõrvale, ma lähen nagu sellist turvalist teed ja püüan kuidagi eksisteerida, väljendada ennast niimoodi, et see kedagi ei solva, et see kellegi vastuollu ei lähe ja et võimalikult paljud inimesed mulle plaksutaksid ja võimalikult vähesed saaksid öelda, et see on nõme jutt, eks. Mis tulemus tegelikult on? Tulemus on see, et selline nagu leige supp, selline näitlemine, see ei huvita peaaegu mitte kedagi. Sellepärast tasubki mõelda veel siit edasi, et kuidas sa paned sotsiaalmeedia postitustele või YouTube videotele like. Et kas sa oled kitsi, ehk siis sa paned end väga vähe, kas sa oled selline, kus ma ütlen valimatu, ehk paned kõigele, mis sul ette juhtub mingisuguse kas pöidla või südame või naeru näo, eks ole. Et kuidas sa teed seda, eks ole. Kujuta näiteks ette, et süda on 10 eurot, eks ole, like on 1 euro. Ja see, et sul on teatud limiteeritud hulk seda ressurssi, mida mängu panna.
et millele sa paned siis, eks. Me tihtipeale paneme just like'id, et nagu selleks, et mingit signaali saada teistele, selleks, et ise tegelikult meeldida. Me paneme like'e selleks, et kui ma panen sulle like'i, sa paned mulle ka. Käib mingit salajane varikaubandus seal juures. Aga kui nagu näiteks ka öelda, et ma tahan toetada seda inimest ja ma tahan nagu toetada seda mõtteviisi, siis see on kõige väiksem asi, kõige väiksem nagu demokraatia nii-öelda tükike. Ongi see hääl, see pöial, mis sa seal pannes. Tuleb nagu tähelepanelik olla, tuleb tark olla ja tõesti nagu plaksutada sellele, mis tegelikult sinu arvates on õige, ja mitte teha välja sellest, mis on selline nagu meeldida püüdlemine või mingisugune nii-öelda poliitiku jutt. Nii et kui ma loodan, et see läks mingit pidi see jutt sulle pihta, just selles mõttes, et kui ma ja sa, kui me siit edasi minnes, julgeme ka avalikult järjest rohkem öelda, mis on meie arvates õige, mis on meie arvates tähtis, siis see jutt hakkab ja sellest jutust lähtuvad teod hakkavad hoopis rohkem nagu kõlapinda ja vastukaja, resonantsi leidma ja tekitama. See ongi täpselt tõe rääkimine, see oma tegeliku arvamuse väljendamine. Ma ütlen, et seda on liiga vähe. Just sellepärast, et me ei taha pahandada saada, me ei taha nagu mõnitada saada, me ei taha viitsi vaielda teistega, kes on teisel moel. Ja nii tõttu me müüme mingit tükki oma hingest ära ja oleme see tasapaks, selline meeldida püüdjad. Me siin Muutuse kanalil üritame selgust luua, et inimene nagu sina saaks teha oma elus paremaid valikuid selleks, et järjest kiiremini ja kindlamini luua iseendale sellist elu ja sellist iseennast, millega on põhjust päriselt Jumala rahul olla. Nii et hea elu terviseks, aususe, tõe, tähtsate asjade terviseks, ja ka kiituse terviseks ja kontakti terviseks ja likeide terviseks ja nende nii-öelda andmise ja saamise terviseks. Soovin sulle kõike head. Soovin sulle head elu. Kohtume siis, kui kohtume. Tšau.